Tšauka, mina olen Elisa, tere tulemast tagasi. Siin on Benji. Benji on minu 2-aastane mini-Austraalia lambakoer. Nii mõnedki on temaga juba tuttavad, sest ma olen temaga juba päris mitu videot teinud. Sellest näiteks, kus me ta saime, kus me ta ära tõime. Ta on Poolast, kus ma teda kasvatanud olen. Rohkem on videoid sellest, kus ta oli väga psikine. Aga nüüd temast on juba saanud päris korralik, päris koer. Ja kuna ma tean, et nii palju tule meeldib Benji videod, siis tänane video ongi natukene Benjile ühendatud. Ma räägin sellest, mis me teeme päev läbi. Ma proovin vastata sellistele küsimustele, mida mu käest tihti küsitakse. Loodan, et sa saad mingeid vastuseid siit ja natuke targemaks. Ja saad meiega meil toredat päeva nautida. Kell on hetkel 7 hommikul. Me läheme kohe välja oma päeva kõige pikemale ringile. Ja tavaliselt mulle meeldib käia kuskil keskpäeval kõige pikemal ringil. Aga kuna praegu on nii soe, siis reaalselt kell on 7 hommikul on vist mingi 16, 17, 18 kraadi soe, juba 18 vist oli. Ehk siis terve päev on väga soe ja tal hakkab väga palav. Nii et ma arvan, et kõige parem on praegu ära käia, siis tal on lihtsalt vähegi jahedam. Aga ta on väsinud veel natukene. Me eile käisime ka pika ringi ja saime nii palju mängida. Oli nii. Kõige tähtsam asi, millest ma olen aru saanud, on see, et väsinud koer on õnnelik koer. Ärkame üles. Õue! Aga tegelikult ta pole ausalt nii väsinud, see ei ole see, et ma nagu mingi tõmban teda välja uksest nagu loivama. Me pole isegi hommikusel pissil käinud veel. Pole ju. Osso, kui kellelgi on meil koer, siis kas teie koerad teevad ka nii? See on Benji mänguasi, see oli kunagi pesukaru tõestus. Enne kui tema näost sai selline, see on nagu hirmutav natukene. Mida sul öelda on? Mis sa arvad selle kohta? See lähevad siis see kakakotid ja telefon ja võti. Kusjuures ma sain paar päeva tagasi täiega hea maiustuse kotikese Pepkost. See on kirjas trick or treat armas. Ühesõnaga, mul on varem ka selline olnud, aga sellel oli nii halb see konks. Aga selline on kõige parem konks. Lihtsalt, ma ei tea, seda on kõige lihtsam igale pool panna, on teistsuguseid ka ja teistsugused. Ma ei ole neid siis kunagi nagu kasutanud, sest nad on ebamugavad. Ma panen siia külge. Benjil on põhimõtteliselt 2 toidukorda. On hommikuks ja õhtuks kopsiku täis toitu, mille ma panen siia ja mille ma annan talle nagu jalutuskäigu ajal ära. Ma olen sellest varem rääkinud, aga Benjil ei ole mitte kunagi olnud oma toidukaussi. Ta sööb alati kõik nagu on the go mingite trikkide eest, kui me oleme jalutamas, kui ta teeb midagi hästi. Lihtsalt sellepärast, et siis ta kasutaks oma aju natuke rohkem ja siis oleks kogu aeg see nagu mingisugune suhtlus. Ühesõnaga, ta on rohkem väsinud, ta on rahulikum. Ta sööb külm kuivatatud Black Angus toitu, panen pildi siia, seda meeldib väga. Ja sellel on mõnusad graanulid ka, need ei ole liiga kõvad, need on pigem on siuksed suured, aga neid saab hästi kergesti nagu pooleks murda ja kõike. Peaaegu unustasin päiksekreemi, peaaegu, aga mitte päriselt. See on nii vähe nagu pikaks mu juuksed kasvanud on. Võrreldes mingi nende videotega, mis mul on mingi, ma ei tea, isegi paar kuud tagasi, mitte päris paar kuud tagasi, aga nagu mingi pool aasta tagasi. Äge. Istu. Kus me nüüd lähme? Me kõnnime praegu koerapargi poole. Milline päike minu 2 senti. Koeraparkide osas on see, et mul ei ole isiklikult olnud kunagi halba kogemust. Me oleme alati läinud kõik väga hästi. Oleme näinud ainult toredaid inimesi ja toredaid koeri. Ma arvan, et see ei ole koeral elu, kui ta on näinud lühikese rihma otsas. Muidugi me teeme välja sõita ja käime mingi metsas ja kus iganes, aga selles mõttes, et on tore, kui on koht, kus koer saab joosta. Muidugi ma valin linnaosi ja kindlaid koeraparke, kuhu ma lähen. Alati ma jälgin Benjit väga ja jälgin, mis toimub. Ja enne nagu räägin omanikega sellest koerast, kes seal nagu on, kui see keegi juba on, et me nagu niisama ei lase teda ükskõik kuhu. Lihtsalt kuna see on üsna selline huvitav teema, et on väga erinevate arvamustega inimesi. Võib-olla see kontseptsioon ei ole kõige parem Eestis, et on mingi väike 4-kandiline ala, kus on palju koeri sees. Ma olen käinud Soome koeraparkides ja Lemmetseljas on teine teema, aga tihti Eestis meil lihtsalt ei ole ka seal nii palju koeri. Ma arvan, et eile, kui me käisime, siis ma nägin reaalselt kõige rohkem koeri, keda ma olen korraga näinud üldse koerapargis korraga koos. Ja nad olid nii chillid. Ma ei tea, kas sa oled näinud seda videot, on mingi introvertsete koerte kokkutulek. Ja siis nad nagu kõik mingi on omaette. Ja eile oli kind of selline vibe, sest et nagu jah, Benji on täiega ekstrovert, aga teised koered kõik lihtsalt olid mingi seisid seal, natuke vaatasid, vahepeal nuusutasid, aga see oli lihtsalt, see oli väga naljakas ja see oli väga nunnu ja me vaatame, äkki on praegu seal ka keegi, ma muidugi ei tea, mis need prime kellaajad on, aga vaatame.
oleme pikalt seal. Nüüd oleme väsinud. Hästi. Reaalselt nii armas, me kõndisime koju ja siis meil peatus üks vanem tädi, kes kutsus mind oma aeda vaatama ja küsis, kas ma tahan piparminti ja melissi. Võib-olla, kui ma nüüd räägin seda, siis see kõlab nagu oleks võinud olla mingi human traffic, aga ma ei olnud, ta rääkis, küsis bensi kohta täiega küsimusi ja siis oli nagu, tahad sa piparminti, tahad sa melissi, siis ta andis mulle piparminti, ta andis mulle melissi. Nii armas, see oli lihtsalt nii nunnu ja ta oli nii tore ja ta on mingi õppinud välisarhitekt või ma ei ole päris kindel, kuidas selle nimetus on, aga anyways, ta näitas mulle mingi kompositsiooni, mis ta on reaalselt teinud mingi kärude peale, mingi täiega, mingi full, mingi taimed, mingi diskokuulid, aga see nägi nagu nii äge välja. Ja üleüldiselt meie jalutuskäik oli väga mõnus, me käisime kokku täpselt 2 tundi, koer väsinud, mina ready to start my day, sest kell on 10 alles. Ja me oleme nii palju teinud, mis on väga tore. Me kohtusime täna 6 koeraga, see oli nii naljakas, enne kui ma jõudsin sinna koerteparki, siis ma kohtusin, mingi mees oli oma koeraga, see oli hästi äge koer oli, see oli nii naljakas. Ma ei tea, tavaliselt, kui on mingi keskealine mees, kellel on koer, siis nad ei ole väga outgoing, aga ta oli väga siuke lõbus, kes on sinu koer? Aga tegelikult ta polnud päris siuke, aga põhimõtteliselt. Oi, kui hästi. Ma tean, seda tõuna on ju. Benji tudub, mina ei tudu. Tegin kohvi lõpuks, super. Alustasin tegelikult just alles oma asjade tegemisega, aga kõige parem asi minu arust selle elus, kui on oma koer, on see, et sa pead iga päev väljas käima. See tähendab seda, et see nagu reaalselt järjepidevalt sa pead ennast liigutama, sul ei ole seda varianti, kas ma viitsin või mitte, sa lihtsalt lähed õue ja ma arvan, et me oleme selleks hetkeks juba ära õppinud seda, et need kõige lihtsamad asjad, mida kõik ütlevad, et tee seda, vaat see on umbes see vibe, et sa lähed nagu perearsti juurde ja sa oled mingi, mul on depressioon ja siis ta on mingi, aga õues on ju ilus ilm. Ja siis sa oled sellest mingi ilmselgelt ilus ilm ei ole ibuprofeen peavalule, aga tegelikult väga suur osa sellest, et ma tunneks ennast hästi, lihtsalt peitub nendes kõige mingit pidi imelikumates tavalistes asjades, mis on see, et võta hommikul hetk ja joo rahulikult oma teed või kohvi, pane paika hommikurutiin, käi päevas vähemalt 30 minutit õues, liiguta ennast natuke, saad aru? Ja tegelikult need asjad panevad meid ennast üsna hästi tundma ja mis paneb meid ennast üsna hästi tundma, on see, kui me nagu keset oma päeva teeme mingisuguseid pause, mille me täidame millegagi, mis on tähendusrikas meile. Jälle tuleb siis see koera omamine. Kui ma teen tööd ja siis ma olen nagu mingi okei, ma nüüd võtan selle hetke ja selle asemel, et mingi 5 minutit elos scrollida, ma olen 5 minutit benchiga paitan teda ja natuke mängime ja see on nii palju rohkem tähendusrikkam minu jaoks, nagu reaalselt toidab mu hinge päriselt. Tuleb lihtsalt tähele panna, kuidas me ennast tunneme pärast seda, kui me oleme mingit kindlat asja teinud, kui sa scrollisid palju TikTokis, kuidas sa tunned ennast pärast seda. Ja nagu ma ei hakka valetama, ilmselgelt on juhtunud seda, et ma mingi 2 tundi järjest TikTokis scrollin, aga on ka juhtunud seda, et ma scrollin selle ära ja siis ma tunnen ennast paremini. Sellepärast, et see sisu seal on väga mulle suunatud. Sisu, mis on mulle suunatud, on enamasti lihtsalt väga õppe-eesmärgil tehtud sisu ja see on inspireeriv. Ma saan sealt inspiratsiooni, siis ma teen asju edasi, aga point on selles, et kui me teeme asju ja kui me oleme inspireeritud ainult sellest, et me saame kuskilt mingit välist inspiratsiooni, siis me ei ole tegelikult inspireeritud. Ma arvan, et see on väga äge, et me saame teha nagu YouTube'i lahti ja panna mingi inspiring video ja vahel meil on seda vaja ja see on täiesti fine ja vahel meil on rohkem kui vahel seda vaja ja see on ka fine. Aga nagu päeva lõpuks ma arvan, et tähtis see, et see motivatsioon, mis meil tuleb, et midagi teha, et see tuleks siit. Mõtle, kui kogu sinu motivatsioon tuleks sellest, et see tuleb see päriselt südamest ja päriselt sinu enda seest, siis sa ei saa olla mitte motiveeritud. Isegi kui sul ei ole seda päris seda leegitsevat motivatsiooni sees, siis sul on see distsipliin, siis sa tead, et see on seal ja sa tead, miks sa midagi teed, sest et kui sul on päris motivatsioon, siis see tähendab seda, et sul on päris miks. Okei, wow. Ma ei tea, kus see tuli, miks see oli vaja kuulda. Okei, back to my day in the life with a dog. Meil on Pomodoro. Inimene, Pomodoro kutsu. Mis Benji teeb? Mis Benji teeb? Me tulime väiksele pissiringile õue ja just läks täiega vihma sadama. See on nii mõnus, sest et nii soe on. Ja see vihmale täiesti pekkis. Ma arvan, et see on üks mu lemmikud asju üldse. See on nii mõnus, see kõik jooksevad ära. Mul on väga palju privaatsust. Ma katsun kõigi veel koeraga. Aga kõik jooksevad. Kuhu te jooksete? Vihma mõnus. Vihma mõnus. Vihma lõhn. Oota. Jah. Oota. Jah. Jah.
Tap, pick up. Yes. Catch. Yes. Cap. Yes. Nina. Yes. Cap. Yes. Cap. Yes. Two good boys. Yes. Brilliant. Yes. Two good boys. Ja. Oota. Ja. Oota. Ja. Tubli poiss. Teisele poole. Oota. Piu, piu. Piu, piu. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Piu. Meie oleme oma õhtusel õutuskäigul ja mul on kakakott käes. Kell on mingi 9:30, ma lähen ise kohe magama ja ma teen taga tavaliselt just enne seda, kui ma magama lähen, väikse ringi ja siis hommikul ta kannatab kauem olla ja ei taha kohe õue minna, siis ma saan rahulikult ära süüa. Ja ühesõnaga, kui sul on mingeid küsimusi veel mulle Benji kohta, midagi, whatever, siis kas kommenteeri see video alla, kirjuta mu Instagrami. Mul on ka selline asi olemas nagu confession box, ehk siis selline koht, kus sa saad anonüümselt kas kirjutada, midagi küsida, whatever. See on ka lingina siin video all olemas. Nüüd kirjuta, küsi või ma ei tea, mida sa arvad, kas on põnev, ma ei tea. Aga teada, kui armas Benji on skaal 1-10 ja kõik hinded, mis on alla 10, ma otsin see üles ja siis ma loodan, et see video oli informatiivne, tore, aitas, ma ei tea, mida iganes, ma loodan, et sa said sellest midagi. Tubli, ma saadad sulle hästi palju soojust ja armastust. Tšau!